see võis olla kuskil 80ndate lõpp, 90ndate algus, kui tuli meie kooli uus õpetaja Aivar ja saabus kohale ja asus kohe noortele inimestele õpetama arvutiõpetust ja joonestamist. Ja meil oli juba selleks ajaks niisugune arvutihuviline seltskond olemas ja loomulikult ronisime uuele õpetajale kohe külje. Ja ei läinud üldse kaua aega mööda, kui me teadsime nendest kooliarvutitest juba rohkem, kui see õpetaja teadiski. Keskkooli nohikul lihtsalt on nii palju rohkem vaba aega käepärast kui õpetajal. Sellest hoolimata huvitaval kombel see õpetaja-õpilase suhe jäi elama. Faktiteadmist oli meil rohkem, aga ta suutis meid kuidagi ikkagi niimoodi suunata ja rajal hoida, et tekkis ja arenes vastastikune respekt. Ta usaldas meid nii palju, et meil sai juurdepääs kooli arvutiressurssidele, arvutiklassile. Tol ajal mina ei teadnud, et Võrus oleks kellelgi olnud isiklik personaalarvuti kodus. See oli väga suur asi meie jaoks. Ja minu teada seda usaldust ei kuritarvitatud. Kõige selle lõpuks meie seltskond valis loomulikult keskkooli lõpueksamiks arvutieksami. Ja hoolimata sellest, et need lauad oleksid võinud olla väga lihtsasti teistpidi, meie oleksime võinud küsida küsimusi Aivari käest, viidi see eksam läbi sellise korrektsuse ja väärikusega, et midagi sellist, et ma ei ole hiljem kogenud. Sellelt mehelt ma õppisin probleeme oma peaga lahendama, sest selget vastust tema käest ju ei saanud küsimustele. Õppisin usaldamist ja usaldatud olemist. Ja kõige laiemas mõttes ilmselt ka seda, et tehnoloogia on alati mingisuguse suurema olulisema asja saavutamise vahend, mitte asi iseeneses.